Tervist. Ja ma olen siin nüüd Tartus, tervitan teid ja ma loodan, et siin selles avalikus ruumis, kus ma olen, ei ole liiga suur melu, et taustal, et saame siin omi jutte ajada. Ja ma tänan väga selle kutse eest ka, sest et ma olen tõesti olnud selline kirglik tööõnne uurija juba 24 aastat, aga et panna siis seda omaenda teemat ka sellesse võtmesse, et see oli mulle ka kuidagi kosutav. Vot. Ja mõtlesin ka, et olgugi, et salvestatakse seda, aga et teeme ikkagi sellise kaasava ja haarava ja pigem arutleva, et ma vahepeal küsin teie käest küsimusi ja siis te võiksite siia meie jutlasse neid vastuseid panna ja oma mõtteid ja võib-olla ka küsimusi. Nii et ta oleks selline elav kohtumine eeskätt, mitte lihtsalt loeng, kui sobib nii. Aga ma jagan teiega ka siis pildipalakanni, nagu ütleb Kristjan Otsman, PowerPointi eestikeelne siis vaste. Ja, jah, see juba see algus, kui ma hakkasin mõtlema, et olgu, et noh, ma nüüd tutvustan, et tere, ma olen Tiina, ma olen tööõnne uurija ja, ja, ja mitte ainult, et ma tegutsen, eks ole, ka psühholoogi ja koolitaja ja kirjutajana ja ka kirjanikuna, et nüüd võiks mõelda, et näed, inimene tegeleb selliste asjadega, et ma ei tea, mis teil kohe pähe tuleb, et mis suure tõenäosusega minu siis seal haridusportfoolios peaks olema olemas, et ma üldse saaks selliseid asju teha, muuhulgas siis mingit startup'i vedada ja olla siis kõigis nendes rollides, et ma ei tea, mis teil kohe pähe tuleb, võite kirjutada sinna meie jutlasse, mis pakkumised on. Kuidas see haridustee peaks välja nägema, et sellisesse punkti jõuda? Või ka vahele hõigata, kui ei soovi kirjutada. No igatahes minu see õppimise või hariduse teekond hakkas peale hoopis sedaviisi, et ma ei saanud sinna ülikooli sisse, kus ma soovisin ja, ja psühholoogia väga hea pakkumine. Aga jah, et kuidas ma üldse psühholoogiani ka jõudsin, et ma ei saanud jah algul sinna ülikooli sisse, kus ma soovinuks, oli siis hoopis teatrisuund ja tegelikult ka mu teine valik kunstihariduse suunal ei läinud päris nii, nagu ma soovisin ja siis lõpuks ma lihtsalt oma toonase peigmehega astusin ühte kaubanduskooli sisse ja panin silmad kinni ja siis panin näpu ühe õppekava peale, mis seal oli, sest me lihtsalt ei soovinud, me ei soovinud lihtsalt Rakverre tagasi minna, kust me siis pärit olime, tahtsime suurlinnas elu proovida. Ja mina tahan öelda, et see väga suvaline valik, noh, justkui sisustas minu elu üsna pikaks ajaks, et ma teeninduse vallas olin kokku isegi 7 aastat ja muidugi õppisin ka seal juurde ja läksin siis Soome õppima ühel hetkel väliskaubandust, Soome väliskaubandust. aga tõesti, tegelikult üks asi veel, et ma mõtlen, et vist sellest ajast peale ma olen kogu aeg õppinud ja töötanud paralleelselt. jah, ja, ja see õppimine, et ma nimetan ennast hellitavalt selliseks sarikoolitujaks, et see on nagu olnud selline kohati isegi jah, selline natuke pöörane. Ja, ja praegu ka kõlab vist pööraselt, aga ma õpin hetkel ka, ütleme siis 3 väljaõppes isegi peaaegu et korraga. Osad nendest on jah, võib-olla siis natukene sellised praktilisemad ja elulisemad ja osad natuke akadeemilisemad, nii et see on, et kuidagi ma saan aru, et ma kõnelen siin täna ka kui selline praktik ja asjaarmastaja, mitte siis ainult läbi oma siis psühholoogi ja karjäärinõustaja rolli. Aga võib-olla alustakski sellise küsimusega, et kukuta siia meie jutlasse siis, mida sa ise viimati õppisid, et mis sinul
kas siis käimas on või tehtud ja võib-olla ka midagi sellist natuke nagu elevamat. no vaadake, kui vahva, et siin läheb nüüd Instagrami reeglitest kuni hispaania keele, kuni loovkirjutamise, jooga õpetamise, teenuse disaini, veel keelte andragoogika, improteatri, personaaltreeneri, vöökudumise ja mille kõigeni välja siis ja ja jah, ja kui te nüüd mõtlete, et kui rikkalikuks see meie ruum siin muutub tänu sellele, et see ei ole ju ka ainus asi, mis meil on, eks, et meil on seal kuskil taustal ju veel mingisugused haridusteekonnad ja ka tööteekonnad ja sinna sekka siis hobid ja meie muud elurollid, nii et see tohutu rikkalikkus on siis mõnes mõttes märksõna, mida ka mina näen. aga näiteks viimati oli mul endal Rahvaülikoolis kursus, mida ma siis sain vedada, mille pealkiri oligi, kuidas leida üles oma tegelik potentsiaal. ja seal oli meil siis 21 osalejat ja sattus sedamoodi, et tegelikult see läbiv niit oligi see, et need inimesed olid samamoodi õppinud väga paljusid asju siis nii-öelda täiskasvanuna ja põnevaid, aga et siis see tunne, et oota, aga noh, see töö ei muutu, et lähen ma ikka seda IT-projekti sinna vedama või et lähen ma ikka seda finantsjuhtimist sinna edasi nügima või teen nii-öelda oma seda asjalikku asja edasi. et mõneti nagu selline nukrus ja, ja ja võib-olla ka nagu selline noh, abitus või et noh, saab, noh, selline, mis nüüd siis saab, eks ole, et kuidas on ju. ja see on pannud mind siis jah mõtlema sügavalt nende teemade üle, et kuidas just siis jah, sellist eneseharimist siduda või lõimida oma annetega, oma karjääriga ja tõepoolest, et mitte siis heituda selle ees, kui seal tööturul ei oota meid nagu valmis lahendused. nõndaks, aga ma mõtlesin, ma hakkan natukene kaugemalt peale, et võib-olla räägime siin, jagaks teiega ka neid taipamisi tööõnne kohta, mis ma olen teinud ja siis läheme riburada pidi siis nende õppimiste ja, ja selle eluteekonnaga niimoodi sammhaaval lähemale siis sellele, et kuidas see õppimine sinna sisse lõimida. et see tööõnne teema, tõepoolest ma olen kirjutanud ka teadustöö, uurinud siis ühte sellist mudelit suisa, et kas seal on mingid komponendid, aga mm, aga tegelikult noh, me võime võtta ka selliseid nagu lihtsamaid definitsioone, et näiteks noh, üks selline harjutus, mida ma tihti meeskondadelegi teen, kus ma küsin, et kui te praegu mõtlete oma tööle ja peaksite seda töörolli kirjeldama ühe mängu või mänguasjaga, et mida see teile siis meenutab? noh, et kas ta on nüüd vurr või on ta pusle või on ta suisa tuletõrjeauto. ja tegelikult see on nii kõnekas, et ütleme, et küsimus on ju naiivne, et mitte öelda lapsik, aga need vastused on üsnagi sellised kujundlikud, et kuskil ongi hästi palju sellist turbulentsi või siis vastupidi, sellist kindlat strateegilist raamistatud lähenemist. ja kui ma sinna otsa siis veel küsin, et aga, et kui te saaksite praeguses punktis noh, mida iganes tellida kuldkalalt, et see tööelu oleks siis õnnelikum, et mida teie telliksite? ja küsin teie käest ka, et kui teie saaksite praegu omale tellida mida iganes juurde, et olla oma tööelus õnnelikum, mida te telliksite, et võite jälle siia kribada? mis kohe pähe vupsab?
just, ja siit käib juba läbi see aja, ajateema mitu korda, et see on põhiliselt üks enim tellitud asi ka töökohtadel, kus mina käin, et ei ole aega, et süveneda ülesannetesse, ei ole aega, et omavahel võib-olla vestelda sügavamatel teemadel. Mm. ja, ja siis noh, sinna juurde siis tulevadki kõik muu juba, et mõistlikumad suhted ja selgemad sihid ja mõistlikum koormus ja nii edasi. nii et tegelikult ausalt öeldes see ongi üks vastus tööõnnele või see definitsioon, et kui me tegelikult oskaksime need hulkala tellimused ära lahendada, et siis juba olekski seda heaolu ju enam, kas pole nii? et see on siis üks selline avastus ja mitte ainult avastus, vaid noh, see on see, kuidas mina täna organisatsioonidega töötan, et me hakkame ikkagi lahendamagi neid päris probleeme. ja teine definitsioon kohe siia. otsa võikski siis olla selline, et kas mäletad, millal sa tundsid ennast viimati olevat motiveeritud ja õhinal nüüd tööga seoses? ja võib-olla see võis olla mingi hetk, kus sa näiteks lahendasid mõne probleemi ära või avastasid midagi uut või oligi see mõni inspireeriv vestlus kolleegiga. ja rõõmuga näen, et siin on mainitud juba tänaseid ja eilseid päevi, nii et ei ole kuskil aastate taga. ja nüüd sinna kõrvale sa võid kukutada ka küsimused, millal ma viimati oma eraelus olin õnnelik. ja see võis olla seotud hobidega, see võis olla seotud lähedastega, mõni tore kogemus. ja veel võib mõtiskleda, et kas neid kahte meenutust või tunnet saaks isegi vaagida enda sees ja näiteks küsides, et kas emb-kumb neist on sulle mõjusam. tunned sa, et positiivses mõttes emb-kumb kogemus mõjutab sind kuidagi enam, siis töömälestus või eraelu? ja noh, selles punktis võiks ju ka küsida, et noh, tõstke nüüd käsi, et kes töö mälestuse valivad ja tõstke käsi, kes eraelu, aga isegi ja mõnel on see mõlemad või raske valida, aga kui me korra veel süveneksime sisse just sellesse momentumisse, et kui sa siis oled motiveeritud ja õhinal, siis noh, see situatsioon, mis sulle meenus või see hetk, siis milline see tunne on, milline on siis see sinu moodi motiveeritud olek, kui seda saaks näiteks kirjeldada mõne värviga või kui sellel oleks näiteks heli või suisa aroom, maitse. kas seda motiveeritud olekut saab ka kuidagi kehas tajuda, on see füüsiliselt tajutav? ja korra isegi lubada endale sellist fantaasiat, et kui seda õhinal olekut oleks sinu elus enam, noh, mitte üle võlli, aga külluslikult, nii et see aitab ära lahendada ka kõikvõimalikud takistused argi tegemises. et milliseks see muudab sind? et milline inimene oled siis sina? ja vahel tulebki siis ju võib-olla meelde ka see, et oi, siis ma olen ju palju erksam, elusam, just ma olen äkki kannatlik, tolerantne, uudishimulik, rõõmus ja enesekindel, terve, uudishimulik. ehk et see on põnev harjutus, mida võiks täitsa pikemalt kohe teha, aga kui me võtame aega süvenemiseks, siis selle harjutuse käigus me lõpuks kohtume iseendaga. ehk siis see versioon meist, kes on õhinal ja motiveeritud, see on tavapäraselt siis noh, meie originaal, meie tuum, meie kvintessents. lihtsalt kui seda kiirustamist on palju ja rabedust või kriise, muutusi, siis see ühel hetkel nagu tõmbab meid lahti meie keskmest. kuni punktini, kus me ei tunne enam iseennast ka ära. aga ometi jah, see motiveeritud olek on siis teine definitsioon tööõnnele, et selline natukene kõrgendatum olek. ja ei olegi nüüd
ju küsimus selles, et kas ma pean kogu aeg olema nii eksalteeritud seisundis, et vaevalt, et see olekski tervislik, aga et me neid momentumeid siis ikkagi nagu tunneksime. Ja mis seal salata, et seal juba tuleb see õppimise teema osavalt sisse. Et kas te teate üldse, kust see motivatsiooni sõna tuleb? Mida see tähendab? No, see on liikuma panev jõud, eks ju, moovere, moobile. Ja kui me nüüd mõtleme liikumist kui siis sellist käivitavat jõudu, et oletame näiteks, et langeks teile tunnustus, selline ootamatu tunnustus sinu töö ja panuse eest ja see on siis selline ekstra puhkus, sabatikal 4 nädalat, aga sellega kaasneb ka siis selline preemia. Preemiaraha 10 000 eurot, ainult nüüd siis selle raha saab kulutada reisimiseks. Kuhu te põrutaksite, kui on 4 nädalat ja 10 000 eurot? Mis need sihtriigid on? Jaapan, Austraalia, Euroopa. Uus-Meremaa, Euroopa, just. Ja Himaalaja. Euroopas mitte üks koht, vaid siis kasutaks seda võimalust, et tutvuks mitme kultuuriga. Ja nii armas keegi kirjutab, et tahaks lihtsalt kodus olla. Aga kui me veel natuke seda reisi metafoori kasutame, siis noh, kas see nüüd peab olema see ootamatu tunnustus või mul on endal need igatsuslikud sihtkohad, kuhu ma siis otsustan ikkagi elu jooksul sattuda ja mul on ka need vahendid, et siis ma ju hakkangi vaatama, et kuidas ma sinna saan, mis ma seal näha soovin, kus ma ööbin ja ühel hetkel ma olengi ju kohvriga lennujaamas. Ja öeldakse ka, et noh, reisides tegelikult juhtub meiega teistsugune aeg, et muidu on, eks ole, kroonos on kronoloogiline aeg, sekundid, minutid, tunnid, päevad, nädalad, kuud, aga reisides on siis kairos aeg ja see on elamustes mõõdetav aeg, kus siis mõneti meie ajataju nagu natuke isegi moondub. Et see võib juhtuda ka muusikat kuulates, see võib juhtuda looduses, aga noh, reisides see ka juhtub, sest kõik meie meeled on väga ergud, jah, et noh, ma pean orienteeruma, kui see on, eks ole, uus paik. Lõhnad on tihti ju teistsugused, maitsed ja võib-olla see õhk isegi füüsiliselt tundub teistsugune meie nahal. Nii et tänu sellele erksusele siis öeldakse, et reisid on ka nagu värvilised tordilõigud meie elus, mida me siis suure tõenäosusega mäletame surivoodil mitte seda, mitmel koosolekul osalesime ja mitu e-kirja välja saatsime. Ja kui te mõtlete seda reisi või seda liikuma panevat jõudu, et ma ju lähengi millegi tundmatu poole, et siis seal see õppimise komponent on nagu täiesti meeletu, et ollagi valmis millekski, mida ma ei tea, aga et ma olen valmis siis kohanema, ma olen valmis olema uudishimulik. Ja see on nüüd üks selline suur küsimus motivatsioonist, et aga kuhu me siis oma tööelus teel oleme täna? Et noh, ka selle küsimuse võid ju endasse kukutada, et mida sa soovid üldse saavutada oma tööga? Kuhu sa soovid jõuda? Mis on siis see sinu ikigai või credo? No vähemalt ma olen avastanud, et ma töötan organisatsioonidega, et see ei ole üldse nii lihtne, see ei ole nii ühene, et ollakse küll justkui see üks reisiseltskond teel kuhugi, aga see, kuhu soovitakse jõuda, see ei ole üldse nagu paigas. Ja siis juhtubki see ka, kuhu me selle motivatsiooni kaotame, et me tegelikult ulbime nendes igapäevaülesannetes ja kohati ka rutiinides ja see lähebki nagu natuke selliseks automatismiks. Et kui me ei saa päris reisile, siis iga õppimine on ka ju mõnes mõttes reis, see on mõnes mõttes nagu teekond. Et see oleks siis nagu ka see hea alternatiiv. Ja veel, kus ka see õppimine tuleb ju väga tabavalt ehedalt sisse, on kasvõi siis see Mihhail Csikszentmihalyi uurimus flow'st, vooseisundist. Ja
ja tema siis jah avastas, et kahel juhul me tegelikult võime selle motivatsiooni kaotada, et näiteks kui see väljakutse, mille ees me seisame, on nagu liiga suur. no see tähendabki, et võib-olla mul on aega napib, eks, mingid muud ressursid on vajaka, vahel info ei liigu, vahel mul puuduvad need oskused, et seda teha. aga teine asi võib ka juhtuda, et mul on kõik olemas, aga ausalt öeldes see siht mind enam ei eruta. ja noh, see on nüüd nagu põhiline asi, ma ütleks, et kust tuleb, eks ole, see nagu täiskasvanu haridus ju mängu. et ühest küljest, kui see ülesanne on liiga suur ja ma ei saa hakkama, siis me vajaksime teadmiste näol, viiside näol, eks ole, kosutust. ja sama teistpidi ka, et kui ma olen sellest nagu juba ära tüdinenud või suisa olengi selles töö tüdimuses, eks ole, mis on täitsa eraldi selline teaduslikult uuritud sündroom läbipõlemise kõrval. et kui mul ei ole enam piisavalt palju põnevaid ülesandeid et siis ma ühel hetkel nagu noh, see hakkab isegi tervise pihta, onju, ja enesehinnangu pihta ja jah, ma ei pannud teile neid mõtteid siia pildiliselt, aga see on ka üks teema, mida ma hästi palju praegu jagan organisatsioonidega, et nad oleks rohkem teadlikud. aga jah, et otsides seda voo-seisundit või flow-seisundit, nagu Mihhail seda siis nimetas, et siis me vajame kogu aeg nagu seda piisavalt tasakaalu, et see ülesanne oleks ikka veel erutav ja et mul oleks piisavalt oskusi, teadmisi, et sinna jõuda. ja veel, kui me nüüd õnnest räägime, et olete kursis, eks ole, et riikide õnnetaset mõõdetakse ja olete ka kursis, et Soome on esikohal, onju. ma, kusjuures see huvitavas vestluses hiljaaegu, palju on arutanud selle üle, et miks see Soome ikka seal esikohal on, et see kõiki nagu käivitab, et noh, neil on ju ka depressioon ja see ja teine ja kolmas ei ole võib-olla nii hästi. aga et kunagi, kui Soome tuli läbi oma suurest kriisist, kohutuse lama, mis neil oli, siis nad otsustasid kahte asja, et kuhu nad fookuse panevad. ja see oli tervis ja haridus. tervis ja haridus. ja kui me nüüd mõtleme, siis noh, seal on ju palju kategooriaid, mida seal õnne raportis uuritakse, aga tegelikult siis hariduse poolest on nad jätkuvalt üks eeskujulikumaid riike. just jah, ja 9 korda järjest siis esikohal olnud, nagu siin kolleegid mul aitavad meelde tuletada. aga et teisel kohal, kas teate, kes on? Island ja kolmandal Taani ja nemad just vahetasid kohad siin viimase uuringu kontekstis ja nüüd jah, et mitmendal kohal on siis Eesti, kohe ütlen siis selle ära ka, 46. kohal ja see on umbes selline number, et ei tea, kas nagu nutta või naerda, et naerda võiks ju ka sellepärast või rõõmustada, et paljud asjad on, mis meil on tõesti hästi, et meil ka ikkagi tervelt elatud aastad ju pikenevad ja me oleme üks turvalisemaid riike maailmas ja seal on veel üht-teist, mis ajapikku kogu aeg läheb paremaks. noh, nüüd me muidugi kukkusime seal päris mitu pügalat ja võib-olla siis ongi see õigustatud küsimus, et aga et noh, miks me siis ikkagi Soomest nii palju taga oleme, onju. ja nüüd me jõuamegi jah, jällegi selle võib-olla jah, sellise tuumküsimuse juurde tagasi, et mis meid võiks mõjutada, ehk siis see keskkond, kus me viibime oma ärkveloleku ajal, mõjutab kõige enam meie füüsilist, vaimset ja emotsionaalset heaolu või õnnetunne. kus teie viibite oma ärkveloleku ajal peamiselt? tööl, aitäh tööl ja no ja siis ongi, eks ole, et või siis koolis õppides või siis lapsed ka lasteaias. aga kui me ütleme jah, et igal juhul see on just nagu töö, et vahel me ütleme lasteaialastele ju ka, et noh, sinu töö ja õppimine on töö, eks, et siis arutaks korra ka selle üle, et mis see töö siis on, sest töö tähendus on muutunud alates sellest, kui a la koopamees, eks ole, kunagi tappis mammuti, ma ei tea, noh, kas see siis oli töö või? ja võib-olla peaks ütlema, et oli, sest et ainus mõte ju oligi ellu jääda. jah, ja siis
siis sai selle üle rõõmustada ja teha seal siis sõjatantsu ja ähm, endale veel tööriistu ähm, luudest ja aga sealt edasi tegelikult töö tähendus muutus ja me hakkasime rohkem mõtlema, et see on meisterlikkus. Et ma oskan midagi väga hästi ja ma vahetan väärtusi, et ma olen kellelegi kasulik. Et äkki ma oskan, ma ei tea, tugitooli restaureerida ja siis see, kellele ma restaureerin, siis tema kasvatab, ma ei tea, püülijahu ja toob mulle koti püülijahu siis või kasvatab vilja, toob koti püülijahu või siis sootuks, mul tuleb meelde üks mu enda hea tuttav, kes hakkas küpsetama focacciat ja vähemalt see on üks parimaid focacciasid, mida Eestis saab ja lihtsalt kannabki laiali sõpradele ja et siis see väärtuste vahetamine. Aga siis juhtus üks selline muutus seal, kus me ühel hetkel hakkasime mõtlema, et see meisterlikkuse väärtuste vahetamine ka ei ole ainult nagu piisav, vaid et sul peab nagu rohkem olema. Ja kuidagi saigi inimkonna otsuseks see, et see, kellel on rohkem, tal on ka rohkem võimu. Eesti keeles on väga huvitav sõna jõukas, sul on jõudu ja sul on vara. Ja siis see inimene võib siis teisi ära kasutada, mistõttu me siis jõudsime orjanduseni, et väga paljudes keeltes ju sõna töö tegelikult tulebki sellest tüvest, mis kirjeldab kuidagi tööelu raskena või sellise orjameelsusena. Noh, vene keeles rabota, rabstva näiteks. Ja siia võib meie tööõnneloeng siis tänaseks lõppeda, onju. Tööga me õnnelikuks ei saa, aga inimestel on olemas sünniga kaasas siis kaks vajadust, mis on nendega elu lõpuni. Esimene on olla armastatud ja teine on õppida. Ehk et see on meiega elu lõpuni. Ja tänu sellele me kogu aeg siis püüdleme helguse ja kerguse poole ja parema elu poole ja ametlikult me ei ole enam orjad. Lihtsalt kui ma käin organisatsioonides, mul on tunne, nagu me oleksime selle ära unustanud. Ehk et tänapäeval me teeme seda teisel viisil, me ütleme, et asju peaks saama kiiremini teha, mitut asja korraga, eks ole. Kõik peab olema produktiivne ja tulemus on see, et ma ei tea, kuidas teil, aga noh, mina ka hiljemalt hilissügiseks ja keskkevadeks tunnen, et ma ärkan hommikul üles, ma olen juba võlgu. Noh, ma olen juba võlgu, sest nagu nii palju asju on teha ja kirjakast ootab vastamist ja need to-do listid üha pikenevad. Ja seda pöörast maailmakorda hakati siis ühel hetkel kutsuma inglisekeelse akronüümiga VUCA World. Olete kuulnud, ma võin teile siia chati korraks poetada selle. Et need on siis volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ja näiteks ma käisin nüüd siis juba 2 aastat tagasi käisin Hispaanias tutvumas nende haridussüsteemiga. Oli selline nädalane õppevisiit ja see oli väga inspireeriv just sellest vaates, et kui me käisime ka tehnikumides, kutsekoolides ja nägime seal ju ka täiskasvanud õppijaid, aga põhimõtteliselt see VUCA nagu ainena, et kuidas siis tulla toime selles muutlikus maailmas, kus on nagu polükriisid või et siis kõik on nagu etteennustamatu ja kuidagi selline muutlik, et see oli peaaegu iga õppekava osa ja et seda nagu õpetati nii noortele kui ka siis täiskasvanutele, et see oli nagu hästi põnev avastus. Ja võib-olla siit tuleb nagu teine küsimus ka, et võib-olla kohati ju, ma ei tea, kas nõustute või ei, aga et selle õppimisest on ka võib-olla kohati saanud natuke nagu meeleheitlik tegevus, et enam ei tea, kuhu joosta või mida arendada, et noh, siin oligi, et et kui oli ju Covidi aeg, siis vups, hetk hiljem olid kohe koolitused, nii kuidas teha Zoomi koolitust, kuidas Teamsi kasutada, eks. Et kohe, kui midagi, eks ole, muutub, siis sinna tekib põhimõtteliselt kohe nagu koolitusturg taha. Noh, täna on, eks ole, sama ilmselt tehisintellektiga, et justkui noh, nagu see ärevus ja hirm ja seda ma näen ka oma klientide pinnalt või nende lugude põhjal, et väga tihti andekad
mitmekülgsed inimesed, mitmete isegi kraadidega ja sinna juurde veel kõige selle muuga tunnevad ennast täiesti mõttetuna ja ebakindlana ja seda ju nimetatakse ka petturi sündroomiks suisa ametlikult, eks, kus nad hakkavad siis kahtlema oma otsustes või et kas nad üldse suudavad väärtust luua. Ja see on muideks põhjus, miks inimesed hästi tihti jäävad ka kinni oma eelmisele töökohale, hoides sellest nagu postist, et kuhu ma lähen, kas mind ikka tahetakse, kas ma olen nii-öelda nagu parketikõlbulik. noh, ja hoidku jumal, kui sinna veel vanuseaastaid lisandub, onju. et osad juba pealt 40 hakkavad rääkima sellest, kuidas nad on parim enne ja kõik on läbi, onju. Nii et noh, et õppimise vaates see võib olla nagu ka selline kahe teraga mõõk, et on kogu aeg nagu see tunne, et noh, et ma pean nagu jooksma selleks, et üldse nagu paigal püsida. Ja ma ei tea, kas olete lugenud Byung-Chul Han raamatut siis Väsimuse ühiskond, see tuli eelmisel aastal välja ja suur bestseller. Loomingu Raamatukogu tõi selle välja siis Eestis ja noh, seal siis autor, eks ole, uurib ja kirjeldabki seda, et miks meil on nii palju ärevushäireid, miks mul on nii palju paanikahäireid. ja, ja jah, ja siis ongi see, et olla produktiivsusklubis, et me kogu aeg nagu kruvime ise seda pinget noh, üles, onju. jah, tõesti, et see võib tuua kaasa ka see sariõppijad, kes ei rakendagi neid teadmisi ja. aga nüüd Peter Hinsen, juhtimisteadlane, nimetab seda praegust aega veel siis the never normal, et äkki me oleme jõudnud aega, kus kõik ongi kuidagi selline muutlik, et see vana stabiilne maailm enam ei tulegi tagasi. ja selle käigus me siis näeme seda, et väga paljud süsteemid justkui automatiseeritakse. Inimese asemel võetakse üha enam, eks ole, kasutusele pigem tehnoloogia. täna ka, miks ma siin Tartuski olen, et oli siis suur personali või raamatupidamistarkvara inspiratsioonipäev ja noh, see põhisõnum seal on see, et noh, raamatupidajad, unustage ära, et noh, ai võtab teie töö ära, pole midagi umbes viimane inspiratsioonipäev on ju. aga noh, et see muudab meid ka kuidagi veel enam rabedaks, ebakindlaks ja et me ei taha olla siis sellised noh, nagu hammasrattad seal süsteemis, et tegelikult me oleme ikkagi ju loojad. ja ühest küljest siis need noh, tööpakkumised, eks ole, on tihti need valmis kuubikud, on ju, aga ka töökohad tihti justkui muudetakse sellisteks nagu bensiinijaamadeks või natuke nagu sellisteks isikupäratuteks. et noh, see on ka üks põhjus, miks inimesed ju tunnevad, et ma õpin või noh, olgu, et näiteks tööandja ei paku mulle neid võimalusi. nii me näeme ju ka seda, nõustute minuga, et kui on kriis, kui on rasked ajad, kui on siin praegu julgeolekuprobleemid, majandus keeruline, esimene, kust alla tõmmatakse, on ju koolituseelarve, eks. et või noh, kõik, eks ole, hanked, mis ju tihti lähevad selle nagu vähemuspakkumisega ja vestlesin hiljuti ühe inimesega, kes töötab riigiasutuses, ta ütles, et neil on selline poliitika. koolituseelarve tähendab seda, et 70% õpid sina ise oma tööst siis oota, kuidas see oli oma tööst, nii, siis oli see 20% õpid kolleegidelt ja 10% me vaatame siis sulle võib-olla mingi väikese koolituse, kui sa väga tahad. et nojah, et kui siis need töökohad, need kuubikud on ju, või need bensiinijaamadeks muudetud töökohad ei võimalda meil enam areneda, kui tööandja ei ole minu nii-öelda karjääri kaasteeline, et siis see inimese loomupärane vajadus olla armastatud ja õppida, noh, viibki teda ju kursustele ja iseenesest see on ju tore ja oluline ja tähtis. lihtsalt ühel hetkel siis ongi see lõhe see lünk selle vahel, et aga keegi töökohal ei oota ju minult seda, et ma kõike seda kasutan, on ju. ma ei tea, kõnetab see teid, see mõte, aga see on see, mis ma olen näinud. ja siis muidugi on suur küsimus ka noh, ütleme siis üldse töökultuuri ja õppimise ja kõige vaates,
et kas kuidagi see on ka generatsiooniti nagu erinev, et mida siis keegi õppima peab või kes tahab üldse õppida ja mulle väga meeldib, mida on öelnud Paul Redmond, et sellist asja nagu vanad generatsioonid tegelikult ei ole olemas. et iga generatsioon on olnud oma ajas uus ja pidanud lahendama väljakutseid, mille ees näiteks tema vanemad ei seisnud. tema vanemad seisid hoopis teiste väljakutsete ees. et selles mõttes me ei saa öelda, et kuskil, et nemad ongi rondid ja nemad ei tea asjast midagi. küll aga see maailm, kus me siis praegu oleme, see the never normal, siis see esitab meile kõigile teatud mõttes sarnased väljakutsed, et me peame siin koos hakkama saama, olgugi et kunagi võib-olla need väljakutsed olid erinevad. ehk et seesamagi, et me ju keegi ei saa täna võtta mürki ja öelda, et minu töö on alles ka täna samal kujul, kui ta oli 3 aastat tagasi, on ju, või kui ta on 3 aasta pärast. ehk siis jah, see elu siin ja praegu on see, mis siis dirigeerib ja kureerib kõiki meid. ja alfa generatsiooni kohta on siis samamoodi toodud välja, et noh, nende väljakutsed puudutavad ju ka meid kõiki ehk et olla jätkusuutlik kõikides oma tegemistes ja saada siis hakkama selle tehnoloogiaga ja noh, mitte ainult, eks ole, õppida koolis, vaid me õpime iga päev. ja multitalendiks olemine, et see on ka selline tore kontseptsioon, et algul märgati seda noorte puhul, et nad võivad olla ju paduandekad, aga et siis noh, kuskil nad vajavad võib-olla sellist tuge, et nende anded saaks avalduda. aga tegelikult see kehtib meie kõigi kohta. tegelikult see kehtib ka täiskasvanud õppija kohta minu meelest, sest et no ma ei tea, kui maailm on nii kompleksne, nagu ta praegu on, siis me ei saa eeldada, et me kõikide asjadega nagu võrdselt hästi hakkama saame. mul endal oli selline huvitav, huvitav kriis või kogemus või isegi kollaps, võiks öelda, kui tuli siis see Covid 2020, siis koolitaja kalender ju tavaliselt on väga täis nii sügisel kui kevadel ja mina ka olin oma elu kuidagi nii ehitanud, et teen siis palju tööd sügisel, talvel ja kevadel ja suvel noh, inimesed ei tule nii väga psühholoogi juurde nõustama, sest päike ja ei, ei koolita ka. aga et noh, siis kevad on ju kuu püsti täis absoluutselt kõik päevad ja siis äkki oli mul kalender tühi. ja siis ma vaatasin seda asja ja siis ma sain aru, et oota, aga ma ei tea kauaks ju. ja kust siis raha tuleb, et ma olen iseenda tööandja. ja siis ma sain aru, et ma olen olnud täiesti rahanaiivne, et minul ei ole küll mingisuguseid väga selgeid süsteeme ega investeeringuid ega puhvreid loodud. ja mina näiteks vajasin üldse nagu rahatarkuse koolitusi ja nõustamist ja abi. nii et kasvõi selline näide, aga võib-olla keegi teist ütleb, oh issand jumal, finantsid, see on kukepea, onju. aga võib-olla me vajame mingis muus küsimuses siis hoopis seda mentorit või tuge, nii et me oleme erinevad. ja ja see on ka tore mõte tegelikult, mõtlesin elukestva õppe valguses ju, et, et nagu, kuidas me nagu sellest vananemisestki mõtleme või see naljakas sõna on ju. aga et siin ei ole jah siis mõeldud sellist nagu nooreks olemise kultust, et ma nüüd elu hinge hinna eest otsustan, et mina ei vanane, et siis me ka kuidagi astume vastu loodusele. küll aga sedaviisi, et iga aasta, mis mulle lisandub, ma võin panna sinna punkti vahele ja öelda, et see on ju uus versioon minust. ja selles uues versioonis ma võiks ka küsida, et mida ma nüüd tahan kogeda, mis nüüd on oluline ja mitte ainult, et me juurde kuidagi ahmime, vaid võib-olla on aeg ka mingitest asjadest loobuda, mis meid enam ei teeni. ehk et ma ei tea, kasvõi ma ei tea, lihtsad asjad, et mingisugused harjumused, aga vahel isegi mingisugused suhted või isegi vahel sõprussuhted. ma ei tea, kas te olete kogenud seda, et mõned sõprussuhted nagu kuidagi lihtsalt saavad otsa või sumbuvad ja nii ongi. et pigem jah, kui selles vaates nagu mõelda, et mis nüüd on relevantne, mis nüüd on kuidagi oluline, et siis kuidagi see ka suunaks meid võib-olla selle
endakujulisema õppimise poole, et me lihtsalt ei jookse kuidagi selle produktiivsusklubiga võidu, vaid me nagu vaatame enda moodi asju. ja, ja noh, õppimisega ju seondub ka siis pidev tuleviku kompetentside analüüs, et mida me peaksime siis oskama. Ma muidu koolitustel kasutan mitte Aleksander, vabandust, McKinsey uuringubüroo siis tulevikukompetentside sellist analüüsi ja noh, see on tohutu põhjalik ja seal on lugematud asju, mida me kõik peaksime õppima. aga tegelikult see siin Maailma Majandusfoorumi lähenemine on kuidagi nagu inimlikum. et kui me neid siin vaatame, et ahah, et see võiks meil olla heas toonuses, siis minu jaoks lemmikuid siin on näiteks punkt 4. punkt 4, kui me õppimisest räägime, et üldse aru saada, mis mind käivitab, mis on see minu nii-öelda nagu see motivatsioon ja sealt edasi endast teadlik olemine. et ma ei tea, kas teil oli koolis aine, kes ma olen ja mida ma selles elus teha soovin? et vahel ju mõni ütleb, et no jaa, et mingisugune kutseasi seal isegi oli või mingi psühholoogialaadne toode, aga noh, see on nagu läbiv, et tegelikult meil ei ole sellist ainet olnud, meil on pigem see, et matemaatikas õpid valemid pähe ja keemias katseid tegema, aga me ei vaata enda sisse. ja nüüd see põhiline probleem, mis sellest kerkib, on see, et väga paljude inimeste karjäär on nagu doominoefekt, kaasa arvatud ma ise ilmselt. et üks asi viib teiseni ja siin ma nüüd olen. et kui ma ei tunne iseennast, siis need otsused ei ole alati ka ähm, noh, sügavalt nagu läbi komponeeritud, eks. ja sellest võib-olla tuleb ka jah, selline nagu paanika õppimine, et noh, ma lihtsalt pean midagi, on ju, või mis tundub popp või mis tundub moodne. et noh, ma ei tunne iseennast, siis ma noh, sirutan käe mille iganes poole, mis tundub, et ma ei tea, tagab suurema kindlustunde või sellega saab ennast ära elatada. ega see ei ole halb, on ju, et vahel inimesed teevad ka selliseid majanduslikul kaalutlustel ju valikuid, miks nad ühte teist asja õpivad. aga jah, et ma ütleks, et võib-olla see maailm oleks meil palju korrastatum, kui sinna ette käiks nagu natuke nagu selline põhjalikumad eneseanalüüsi programmid või nagu arusaam ja alles siis, eks ole, ma nagu võib-olla saan uudistada nagu õiges suunas või kui ma olen seal elukestvusõppes, et kus ma siis seda kõike kasutan. ja see ka siis, et noh, karjäär ei ole ju, eks ole, edutamine, et karjäär on rahuldust pakkuv eneseteostus ja sellega tegelemine on elukestev. et ma pean olema rahul, ma pean tundma, et ma teostan end ja elus on meil ka erinevad faasid, eks, et see, mida ma 20-selt soovin, ei ole võib-olla päris see, mida ma 30-ndates, 40-ndates või peale 60-ndaid tahan teha. aga võib-olla nüüd üks küsimus, et kui me siin algul me rääkisime siis sellest, et tööõnne definitsioon võib olla see, kui me oskame lahendada neid takistusi, mis meid täna kuidagi kurnavad või hoiavad eemal sellest väärtuse loomisest, siis teine on see, et see on selline natuke õhina tunne, motiveeritud olek. et siis kolmas definitsioon tegelikult tööõnnele on skaala. ja skaala, noh, ühes otsas, miinusotsas oleksid siis valikud, mida teie ei teeks suure raha eestki mitte. kirjutage mulle palun siia mõned erialad või ametid, mida te ei peaks suure raha eestki mitte. nii, hävituslendur, koolis õpetaja, oi, päris mitu korda õpetaja käis läbi, telefonimüük ja
ühesõnaga, siin on jah, ma olen vaadanud, on nagu kolm sellist klastrit, mida me teha ei taha, ütleme normaalneurootilised inimesed, et esimene on siis seotud moraalipiiridega, et kui see on kedagi kahjustav, siis me ei sooviks seda. Teised on siis seotud nüridusega ja kolmandad on siis seotud meie isiklike piiridega, et võib-olla keegi noh, ütleb, et ta ei saaks kindlasti olla kirurg, aga noh, keegi teine saab ja mõnele võib-olla see müügiesindajaks olemine ka sobib, onju. Et see on siis nagu see miinusskaala ots ja nüüd, kui me rändame siis justkui nagu vastupidisesse ehk et see on plussots, mis, kui sa praegu mõtled, et kui sul ei oleks geograafilisi piire, kui raha sind ei piiraks ja sul ei oleks ka oskuste, teadmiste piire, et mis oleks vähemalt üks või ideaalis isegi kolm sellist unistuste ametit, eriala või valdkonda, mis sind isiklikult huvitaks veel selles elus uurida ja proovida. Ja kui keegi raatsib, siis ta võib siia meile selle potsatada ka selle oma unistuse. Võtame üks paarkümmend, 30 sekundit selleks aega. No fantastiline, siin on meil nüüd keelejuttude rääkija, turundus, kommunikatsioon, aednik, arheoloog, kunstnik, president, kuningas, psühholoog, looja, õpetaja unistustes ma ei käi tööl, õmbleja ja nii edasi. Nii et jah, koduseks ülesandeks võiks jääda siis seda harjutust veel edasi teha, aga see on siis see, mille peale mina kirjutasin ka siis oma uurimustöö, et mida inimesed teeksid, kui neil poleks mingeid piire. Uurisin 259 inimese lugu ja siis tulid päris huvitavad mustrid välja. Näiteks, et me isegi praegusel ajal tahame, et meie tööst jääks mammut ja midagi saaks valmis, midagi käega katsutavat. Siis teine komponent oli, et me tahame tunda, et kellegi elu saab paremaks tänu sellele, et ma saan hästi vahetult selle tagasiside. Ja kolmas oli siis selline ideosünkraatiline karjäär ehk siis, et see on nagu rätsepatööna meie moodi õmmeldud. No vot ja nüüd, kui me vaatame seda õppimist siis nii-öelda nagu selle skaala vaates, et siis tuleb tegelikult välja, et noh, et õnnelikumad oleme me tõesti siis, kui me saame siit, noh, ütleme, kui see oleks nüüd 100% skaalad umbes 80 pealt, kui ma saaks neid valikuid teha, et siis seal on seda elevust nagu kuidagi külluslikult. Aga et noh, tollel samal skaalal on ju ka nüüd ütleme nullpunkt ja see on see, et kus noh, töö on töö, et midagi see inimene peab siin ilmas ju tegema, et oma maksud maksta, noh, nii on, eks. Ja see on võib-olla natuke selline keerukas koht, kus olla, sest et no see muudab meid haavatavaks, on ju. Et ühest küljest, kui see asi saab otsa või Epp Aadler ütleb toledasti, et noh, mugavustsoonis olemine, sellega ei ole midagi häda, et mugavustsoon on siis see tsoon, kus me suudame ennast õhtul magama panna ja maha rahustada ja taastuda, eks, aga on olemas siis viletsustsoon, et see on see, kus ma hoian mingist vanast asjast kinni ja ma enam ei arene. Et see siis ei tee meile head ja vähendab konkurentsivõimet. Ja noh, sootuks halb on see, kui ma olen seal noh, miinustes omadega, et siis mul on juba suure tõenäosusega väärtuskonflikt, siis mul on juba seal noh, läbipõlemise ja töötüdimuse oht. Aga jah, et õppimine tulebki nüüd mängu siis, kus me mõtleme, et punkt üks, kas ma olen täna ikkagi siit nullist siia plusspoolele ja mida ma siis vajaksin, et see viiks mind sinna noh, täiesti, eks ole, sinna kas päris 100 peale, aga ütleme siis 80 peale. Ja sellega on ju siis selline lugu, et me võime jah, selles nagu liikumises mõelda jah, justkui sellises läänelikus karjäärimudelis, et noh, eks ma õpin midagi, siis ma spetsialiseerun, noh siis tihti ongi see, et saan rohkem vastutust, see on nagu mingi asi, mida ainsana võib-olla meil siin karjääriks veel kahjuks peetakse. Aga et siis noh, mida rohkem vastutust, seda ägedam ja siis erinevalt minust võiks inimesed siis olla finantsvabad või see on see, mida noored ka ju vahepeal hästi nagu hindasid, et oi,
et peale 25 enam tööd ei tee. aga mulle hästi meeldib siia kõrvale vaadata sellist idamaist mudelit, et seal on ka, siis on ettevalmistusaeg, kus ma õpin, aga siis on aeg luua pere ehk siis suhetele tähelepanu suunamine, see ei ole ainult pere, see on sõpruskond, see on kogukond, see on küla. ja et selle tähtsustamine, et kes siis on see minu võrgustik, et ma ainult ei ole niimoodi individualistlikult, ei kraabi seal edu suunal, on ju, niimoodi klapid peas. aga jah, et ühel hetkel siis, kui ma olen õppinud, arendanud ennast, mul on suhted, et siis see vaimne kasv võib tulla läbi, eks ole, tippspetsialisti rolli, läbi juhi vastutuse või ka siis läbi teadustöö ja siis ühel hetkel on aeg anda tagasi, aeg anda tagasi. et seda ma olen ka mõtisklenud, et no ja meil endal on ju tegelikult see sarnane olnud kunagi, et on õpipoiss, sell, meister. aga praegu me näeme, et noh, väga paljudes valdkondades nagu see teadmiste edasiandmine kasvõi organisatsiooni sees järelkasvule on hästi lünklik. et kuskil on natuke paremini sellega, aga noh, see põhiasi või et me ei näe, et iga tippspetsialisti vähemalt üks lisaroll või eriala võiks ju olla koolitaja, täiskasvanu koolitaja, eks ole, ta oskab oma valdkonna teadmisi edasi anda. et seda ma ise ka praegu mikrokraadi raames Tallinna Ülikoolis uurin, et kuidas saada jah, nagu oma valdkonna kirglikud tegijad neid teadmisi edasi andma. aga ja, et kui me räägime siis sellest õppimise kontekstist ja näemegi, et üldiselt ju eluiga pikeneb ja ma ei tea, teil ka võib-olla tuleb, meil kõigil siin tuleb võib-olla elada üle 100-aastaseks, eks, et siis kohe suur mõju on ju see, et aktiivne eluiga pikeneb. et mul käib ikka nõustamas ka 75 ja 80-aastaseid inimesi, kes tahavad veel midagi teha möllu panna nii-öelda. aga see siis omakorda mõjutabki seda, et me ei vali enam seda ühte ainsat eluaja jooksul, vaid pigem siis ütleme, alfageneratsioonile ennustatakse suisa 11 karjäärielu jooksul. ja võib-olla see ei olegi enam nii öö, abstraktne see pilt siin, et siin on sellised faktilisemad erialad, et nagu see tehnoloogia areng siin jah, mingid asjad meie jaoks liialt ära automatiseerib, et siis me lähemegi võib-olla tagasi juurte juurde, et kas me oskame ise endale toitu kasvatada, kas me oskame ise endale kodumajal, ma ei tea, aknaid parandada, mööblit restaureerida, rõivad selga õmmelda, mis iganes, onju. aga jah, et noh, et selleks nagu valmis olemine, et me ei jääks kinni sinna töökohtadele, kus me täna oleme. lihtsalt sellepärast, et ma olen siin alati olnud, et see on nagu hästi suur muutus. ja kui te sellelegi näiteks mõtlete, et kui ruttu kadus ära tegelikult selline noh, retoorika. ma loodan, et see on kadunud ma ei ole ka ju päris kindel, ma igapäevaselt värbamisega ei tegele. aga noh, näiteks kui mina veel kunagi CV Online'is töötasin üle 20 aasta tagasi, no siis põhiasi oli see, et küsid kandidaadilt, kaua, kus sa näed ennast 5 aasta pärast, kus sa näed ennast 5 aasta pärast, et sa proovid hinnata, eks ole, seda lojaalsust. noh, siis nüüd see on täiesti mõttetu küsimus, me ei tea ise ka, kus me 5 aasta pärast oleme, eks. et see on pigem see kohanemisvõime, mis loeb, on ju. ja võib-olla tahtsin teiega nagu ühte asja siin jagada, ma lõpetaks selle esitluse ära ja ma tahtsin näidata teile ühte töökuulutust hoopis. et see on nüüd üks põhiline mure, mis meil on, et töökuulutused on tihti kokku pandud ka nagu noh, nii ebaloogiliselt, et seal koguni täiesti nagu vastuolulised noh, nagu tugevused või siis jah, nagu nõudmised kohtuvad, nii et see on üks asi ka, mis inimesi hästi segadusse ajab. nii, ühesõnaga ma näitan teile kõigepealt seda ja siis ma näitan ühte teist. aga jah, et võtame siin, eks ole, nagu personalijuht, see on värske kuulutus, kui kedagi huvitab et hästi tore, ma ise ka elan Messis, ma armastan seda Eesti Kunstiakadeemiat ja olen seal külalisõppejõud. aga jah, et palun väga,
siin on siis, sa oled strateegiline partner juhtidele, eks ole, siis arendad neid protsesse, siis on värbamine, sisseelamine, töötajate hoidmine, arendamine, töötervishoid, ohutus, igapäevatöö on ju. Ja siis noh, siin on hunnik nõudmisi, eks ole, mis on tore, magistrikraadid ja terviklik arusaam personali valdkonnast. Ja nüüd vaadake siis altpoolt 3. punkti. Väga head teadmised tööseadusandlusest. Et noh, see on nüüd minu 24 aasta kogemus karjääri teemadega tegelemisel, et tavaliselt need 2 asja inimestest kokku ei lähe. Kui nad on loovad ja nad on suure pildi inimesed, siis konventsionaalsed täppisülesanded ei ole nende nagu teema. Et ütleme nii, läbipõlemine on sellesse rolli juba täiesti sisse kirjutatud. Ja nüüd ongi küsimus, et okei, keegi läheb täitsa elevile, noh, ma võiks ise minna elevile siin ja öelda, et kõik check, aga vot tööseadusandlus mind küll seni väga huvitanud, noh, liiga palju huvitanud ei ole, et ma tean olulisemaid paragrahve, aga sinna ma jah, ei suunaks oma tähelepanu liiga palju. Et siis seda ma peaks nüüd õppima hakkama, on ju. Ja no õpingi siis ära ja mis siis saab, on ju. Ja ma üldse täna teie jaoks vaatasin veel eraldi nagu CV Online ja siis ma leidsin tegelikult nagu rohkem neid igasuguseid vastuolulisi tööülesandeid erinevates rollides, et see on võib-olla ka see, mis nagu põhjustab meil tegelikult neid sariõppijaid nii-öelda, et noh, inimesed ei tea, kuhu suunas minna, sest et need töökuulutused, noh, ilmselt ka nüüd tehisintellekti poolt kokku pandud, kõik on nii nõudlikud üle külvatud kõikide asjadega, et see on ka nagu asi, mis pigem keerutab kuidagi vahtu või sellist nagu tsentrifuugi, ma ei tea, küsimusi, mõtteid selle, kuidas teie seda näete, nõustute minuga siin punktis? Nii. Aga vaatame siis veel. Ma oma esitlusega nüüd siin jäin. Nüüd võib-olla õppimise vaates on huvitav ka see, et noh, tihti näiteks töökohtadel räägitakse sellest, et oi, meil ei ole eriti karjäärivõimalusi pakkuda, sest oi, meil on hästi lame organisatsioon. Ja no siis peamiselt mõeldaksegi, et noh, see on nagu edutamine, on ju. Aga et see edutamine on ju ainult üks võimalik karjääriviis, kus siis inimene tõesti tunneb ja tal on eeldusi, et ta tahab siis tegeleda suure pildiga ja ta tahab siis päriselt nagu olla eestvedaja, eks. Aga on olemas ka horisontaalne karjäär, mis ju ka toob kaasa õppimise, kui sa näiteks oletame, et sa oled, ma ei tea, ostuspetsialist kuskil kommitööstuses ja ostad siis roosuhkrut ja kakaod ja mida iganes ja siis äkki lähed õppima reklaami ja turundust ja siis liigud hoopis reklaamiosakonda ja hakkad tegelema kommipaberi kujundusega, et tegelikult see on ka karjäär, on ju, et me tihti ei mõtle seda. Ja siis karjäär oleks ka see, kui see ostujuht nüüd, tal saab magusast elust kõrini ja siis noh, ta otsustab, et ta läheb näiteks autotööstusesse, ta hakkab nagu tegelema hoopis tehnoloogiaga, on ju. Vot. Et siis mõlemal juhul on see tegelikult karjäär ja mõlemal juhul eeldab see uute asjade õppimist, nii et olgu siis kursuste näol või töökohal. Ja siis on variant, et ma lähengi, minust saabki nagu see valdkonna elukestev õppija, et ma lihtsalt lähen muudkui süviti ja uurin seda ja siis noh, ongi see ametikoha sisene karjäär, et ma otseselt ei liigu kuhugi ära. Aga et siis on näiteks vannapööre, mis kohe toob ju palju õppimist kaasa. No mis ma olen Eestis nagu nukrutsenud, on ikkagi see, et arvestades, et meil on nii palju inimesi, kellel on see dominoefekt karjäär, et üks asi vist teiseni ja siin ta nüüd on ja ma väga tihti avastan inimestel nõustamisel selliseid andeid, mis on neil olemas olnud, aga need ei ole saanud eetriaega ja ruumi. Ja nüüd ongi küsimus, et kohe seda läbipõlemist aitaks neil vältida see, kui nad saaksid sinna enda likumasse valdkonda nii-öelda lähemale sinna 80% peale oma tööõnne skaalal, aga noh,
olgem ausad, see osad asjad ikkagi ei piisa ju paarist kursusest, eks. Et see eeldab nagu ikkagi pikemat väljaõppeaega, et see asi oleks tõsiseltvõetav, et inimesel oleks sellest rõõmu. Ja et see on kahjuks Eestis ikka veel nagu omal riisikol ja noh, olen küll kriitiline siin, aga see ei ole saladus, et enamus inimesi Töötukassast peavad välja nuiama ja lunima oma neid koolitusi, eks, et seda raha, mis tegelikult on justkui kokku lepitud, et nad võiksid saada. Et sellest ma nagu ei ole väga-väga aru saanud, et või ma ei tea, mis rollis peaks olema Eestis, et seda aidata lahendada. Ja siis noh, ütleme, siin tulevad võib-olla need võimalused, kes on sariõppijad ja just nagu kõvasti osalevad täiskasvanu koolituses, ongi teha kaleidoskoopkarjääri, et hüva siis, et mul jääb see üks asi, ma ei lähe sealt ära, see võib-olla tagab mulle kindlustunde, aga siia kõrvale ma ehitan mingeid muid asju. Et mina näiteks kunagi, see algaski seal CV Online'is. Ma olin turundusjuht ja siis minu töö eeldas ka artiklite kirjutamist. Ja ma ise muidu arvasin, et ma olen sellest täitsa nagu noksis, on ju, et koolis nagu kirjandid täitsa istusid. Aga siis ma ikka sain seal pikki päid ja jalgu ja nad ei olnud väga minuga rahul ja siis ma üks mu kolleeg, kellele ma siis pidin kirjutama neid sisuturundusartikleid, kuhu tema nimi läks alla, et seda kuidagi natuke nagu kriitiliselt mulle isegi ütles, et ma ei tea, kas sa pead rohkem lugema kvaliteetset ilukirjandust ja rohkem kirjutama, aga et kuidagi nagu potentsiaal kirjutatakse 2 T-ga, on ju. Noh, juhtus selline viga mul. Aga siis ma kuidagi otsustasin jah, et hästi, ma õpin ajakirjandust ja ma tõesti läksingi, et ma ei läinud küll päris niimoodi bakalaureuse või magistri tasemel, aga ma sain õppida siis aastasel Äripäeva reporterite kursusel või selles koolis, kus siis Tiit Hennoste vedas seda ja siis see oligi nii huvitav, et ma õppisin selle, siis ma hakkasin tegema kaastöid Delfile, Päevalehele ja hiljem ma siis juba toimetasin ühte ajakirja, erialast ajakirja ja noh, üldse, eks ole, erialiste raamatute kirjutamine ja täna ka ma olen edasi kaasautor, et kuidagi see on üks minu näiteks see väike kaleidoskoopi tükk, mis mul on alati olnud lisaks mu põhiessedele. Nii et see tavaliselt annab nagu võimalusi, et keegi siis teebki kõrvalt oma üks raudtee tippspetsialist käib nõustamas, kes on nagu eluaeg olnud raudteemees, aga ta on nagu samal ajal mingi päris äge grillkokk ja teeb oma pop-up restorane ja keegi käib loodusgiidiks ja keegi on florist, eks ole, muidu ta on hankespetsialist, et see on pigem hästi popp ja hästi võimaluste rohkem. Ja siis teekarjäär ka tegelikult nagu seda võimaldaks, et kui meil on oma oskused, teadmised, et siis me läheme ristama seda näiteks valdkonnaga, mis mind inimesena ka huvitab, et oletame, et keegi ongi a la finantside peal, aga et siis näiteks võib-olla see valdkond, kus ta täna töötab, nii väga ei eruta teda, aga et siis võiks nagu mõelda, et kas ma saaks minna rakendada oma oskusi ja teadmisi valdkonnas, mis mind päriselt huvitab, et see siis öeldakse ka, et need andeplahvatused on suuremad. Ja selle fenomeni nimi on siis Medici efekt, kui olete kuulnud, et Medicite rikas dünastia tõi kunagi Firenzes kokku siis erinevate elualade inimesi ja siis, kui nad suhtlesid omavahel, siis sellest hakkas nagu sündima geniaalseid ideid ja palju innovatsiooni ja sellest on kirjutatud raamat. Siis tuumkarjäär oleks see, et see oli mul üks kihvt näide, ma olen olnud ka Johannes Michelsoni keskuse koolitaja siis üle 17 aasta ja seal on hästi toredad programmid, kus inimesed, kes on müksu saanud kuidagi tööturul, kas siis läbi põlenud või lihtsalt mingi pärast konkurentsivõime vähenenud, et siis nad said seal programmis olla, ennast avastada, õppida igasugu asju, oma isikuturundusega tegeleda ja ütleme siis jah, nagu see kursus, mis mul Rahvaülikoolis oli, aga siis steroididega nagu palju pikem ja palju rohkem koolitajaid ja ülitore, mul väga mõtlesin, et issand jumal, see on see, mida meie riik võiks ikkagi ju pakkuda. Ja inimesed tõesti puhkasid seal õide. Ja siis kord oli seal selline osaleja, kes ta oli õppinud metsandust esimese haridust pidi ja siis töötanud selles, aga tekkiski siis see töötüdimus, siis ta õppis elektrikuks, töötas elektrikuna
ja kuna talle meeldis ka puidutöö, siis ühel hetkel ta hakkas vanadest kändudest looma laearmatuure ehk siis nagu lampe. ehk siis see oli päris huvitav, kuidas ta nagu kokku pannud lõpuks kõik oma anded, eks ole, metsandus, nii vanad kännud, elektriasi, puutöö ja siis sellest sündis selline omaenda toode. et see on üks väga vahva võimalus, kui me oleme need täiskasvanud sarikoolitujad või siis kastist välja asi, et ongi, olgu, mul on see oma põhitöö, aga siis ma aeg-ajalt käin ja maitsestan oma elu mingite muude asjadega. näiteks käin baristaks või DJ-na kuskil või veel midagi või loomade varjupaigas abis. ja siis see on ka põnev, et vahel me võime hariduse mõttes üldse oma vanade liistude juurde ju tagasi minna, et neid näiteid on mul ka küll ja veel. kuidagi hästi elevil ühe loo üle, kus mu klient oli olnud siis diplomaat terve elu, ütleme nii. ja siis 50-ndatest siis ta hakkas mõtlema, et ta tahaks nüüd Eestisse tagasi tulla, ta oli elanud võõrsil kaua ja et mida siis teha ja siis tema esimene haridus oligi pedagoogiline ja siis ühel hetkel me leidsime, et päris tore oleks, kui ta lähekski haridusse ja siis ta hakkas tööle ühe koolijuhina, väikese koolijuhina ja muidugi diplomaadina ta sinna kooli sööklasse tõi Londoni tippkoka nii et ma pole kunagi nii head koolisööki saanud kui seal tema juures, kui ma käisin abista meeskonda koolitamas. nüüd veel, kus õppimise vajadus karjääri kontekstis esile tuleb, on siis selline olemasoleva töö analüüs, seda võite ka kaasa teha, kellel on võimalus, võib isegi praegu joonistada ühe ringi endale märkmepaberitesse. ja nüüd ma kirjeldaks siis kolmesuguseid tööülesandeid ja palun, et jagaksid selle oma ringi siis kolmeks, kuidas sul täna on. ja bad work, noh, ma panin siia autori Michael Pangistanier, tema ütleb bad work, aga ma eesti keelde olen tõlkinud selle kui nõme töö või häiriv töö. et need on kõik need ülesanded, mida on vaja teha, aga see ei ole liiga mõnus meile. et kui siin vahepeal tekkis meie jutlasse ka see tore küsimus, et kuidas näiteks töökuulutuses ära tunda mis on läbipõletavad, et siis siit tuleb see vastus, sest et kui palju me üldse neid häirivaid tööülesandeid talume, et kui on nagu sa vaatad seda kuulutust ja saad aru, et okei, et neid asju, mida ma pean tegema, saan hakkama küll, aga on rohkelt, et siis ma soovitaks eemal hoida nendest kuulutustest. ehk siis kõik need ülesanded jah, täna, mis sa tunned, et vaja teha, aga see pigem väsitab või see nüüd väga suurt rõõmu ei too. Good work on siis see, mis meil enamasti on ametijuhendis kirjas, mida meilt oodatakse ja seda lihtsalt on palju tihti. et need on need ülesanded, mis oleks nagu ka nagu lume viskamine lumesajus, et tuleb juurde kogu aeg. ja vot see great work, see on siis see, mida kohta võiks öelda, et see on motiveeriv, see on innustav. seal ma tunnen, et ma olen kellelegi kasulik, ma ise õpin ja arenen. nii, kui sa oled ringi joonistanud, siis jaota see nüüd ära. kui palju sul on ühte, teist või kolmandat. ja kohe sinna kõrvale kukuta endasse küsimus ka, et kui see on see tegelik, et milline on ideaal, mis teeks sulle head. ja võib-olla keegi ütleb, et no, see ongi juba ideaal, mis mul on. aga võib-olla kellelgi see oleks ka teistsugune. nii, küsimus suurele ringile, mitu protsenti me talume bad work ülesandeid, kui kogu tervik oleks 100%, mitu protsenti me kannatame välja häirivaid ülesandeid? pakkumisena on siin tulnud 5%, 8, 15, jurraa, kirik keset küla ja 10 ja kui palju me talume või mitte talume, kui palju me vajame great work ülesandeid, et olla tasakaalus. just ja kõik võivad avada oma sisemised šampused, kes vastasid mm,
et 10% on siis neid häirivaid ja 50% on neid suurepäraseid. Ja miks see nii on? Et see ongi sellepärast, noh, meie nüüd siin tulnud sellisest tööusksest kohusetundlikust elukorraldusest võib-olla tahaksime sisemises nagu mässata selle vastu, et pole midagi, raskeid asju peab ka tegema ja see ju ka arendab, aga lihtsalt, et negatiivne on ajule 10 korda tugevam kui positiivne. Et sellepärast see oleks nüüd püüdlus, et kuidas reaalsus on nagu on, aga püüdlus oleks see, et me ikkagi liiguksime kogu aeg nagu selle tasakaalu poole, kus siis neid häirivaid vähendada ja suurepäraseid suurendada. Ja kuidas me häirivaid vähendada saame? See on ka siis eraldi meetod, kus õppimine on sisse kodeeritud, kus me siis kõigepealt küsimegi, et punkt 1, mis juhtub, kui ma seda ülesannet ei tee? Punkt 2, kas seda saaks teha keegi teine, kellele see sobib näiteks, kelle jaoks see on täitsa puudu võib-olla. Ja 3 ongi see, et kui ma ei saa seda muuta, mida ma peaks juurde õppima, et seda teha kuidagi nutikamalt. Ehk siis mida ma peaks arendama endas, mis need vahendid on. Vahel on see lihtsalt ka aja ja enesejuhtimine, vahel on see mingi tarkusteadmine või oskus mitte võtta seda liiga tõsiselt. Ja, ja seal on 4. variant ka, et see on lihtsalt, et kui ma ei suuda seda praegu lahendada, et siis ma nagu ajutiselt pargin selle teema ära, aga et siis teades, et ma tulen selle juurde ükskord tagasi. Ja sama on see, et kus me siis neid great work ülesandeid juurde saame ja see tuleb jälle läbi õppimise, et tavaliselt ongi, et kui mul on mingid uued suunad, mulle endale tohutult meeldib, et ma olen selline õppija, et ma konspekteerin kõik asjad läbi ja mitte lihtsalt, vaid ma olen käinud siis Kati Orava strateegilise visualiseerimise kursusel, ma alati joonistan pildid ja mulle kuidagi jäävad asjad nii meelde. Ja kui ma käin konverentsil või kuskil koolitusel, siis ma alati teen enda jaoks kokkuvõtte ja ma alati proovin seda jagada. Ja mõtted, mis mind kõnetavad, ma kohe viidates autorile panen need siis nagu enda jagatavasse ka sisse. Et ma nagu justkui seedin läbi ja ma hakkan kohe kasutama, et see on minu viis. Ja siis ma kohe tunnen, et mul kogu aeg on seda great work potentsiaali nii palju tänu sellele. Nii, aga võib-olla olete teinud, võib-olla mitte, aga pakun teile siis ühte sellist väikest nagu testilaadset analüüsi, ütleme niimoodi, et siin on siis 4 kujundit, on pakkuda ring, on pakkuda ruut, siksak ja kolmnurk ja teie joonistage need kujundid endale ülevalt alla meeldimise alusel. Ülevalt alla meeldimise alusel. Esimene mõte on õige. Nii, ja noh, ma saan nüüd hästi põgusa siia luua, sest et seda võiks palju põhjalikumalt niimoodi lahti analüüsida, aga oota, ma vaatan korra mu internetiühendus siin, kas mul on korras. On kuulda ja näha praegu korras või? Nii, ühesõnaga põgus seletus on siis järgmine, et justkui see kujund, ma seletan neid kujundeid lahti, mis sul tuleb kõige üles ja siis järgmine, et nad lähevad nagu sellises gradatsioonis, et mida kõrgemal see on, seda rohkem see sinu kohta räägib. Kellel nüüd ring esikohal? Siis ring on inimeste inimene, et neid kirjeldatakse siis kui sotsiaalset, sõbralikku, hoolivat, heatahtlikku. See nüüd ei tähenda, et kui teistel kaugemal on, et nad on ebasõbralikud, aga jah, et see on kuidagi sotsiaalne tüüp siis ja nende töö võiks olla seotud üsna vahetult inimestega. Nii, kas kellelgi kolmnurk esikohal? Kolmnurk on näiteks siis seotud sihiga, et see on siis juhi tüüp ja tema vajabki sellist suurt ambitsiooni ja kui ta selle leiab, siis ta
liigub selle suunas, et võib siis teisi ka kaasa tõmmata, ka eestvedaja või võib väga keerukaid probleeme lahendada. kas kellelgi siksak esikohal? Siksak on rebel, mässaja. Talle üldse ei meeldi reeglid, raamid, piirid, täiesti spontaanne, artistlik, mõtleb oma peaga ja ei talu siis jah, selliseid jäiku süsteeme. ja ruut, kas kellelgi ruut esikohal? ruut on selline, kes 9 korda mõtleb, 1 kord lõikab, et pigem süsteemne, hästi praktiline, teeb kõik asjad valmis, mis lubas, et temaga saab luurele minna. ja see oli nüüd hästi lühike seletus, et kui kedagi see asi nüüd pärast kipitama jääb, siis võib mulle ka kirjutada tiina@aaretesaar.ee ja siis ma saadan teile täpsema selgituse selle kohta või keegi tahab äkki päris testina seda teha, see on võimalik. aga nüüd on niimoodi, et kui sa joonistasid need endale maha, siis tõmba 3. ja 4. vahele joon. ja see tähendab nüüd seda, et see, mis sul joone alla jääb, et neid tööülesandeid sa siis tegema ei peaks praegu. aga see on nüüd ainult niimoodi, et see on nüüd, ütleme nagu Pareto printsiip, et 80% juhtudest on see nii, et see Tellingeri test toob välja meie supervõimed, isegi kui reaalsus on olnud teistsugune, et just see esimesest 3 võiks siis koosneda meie tööelu. ja nii-öelda see 4 siis ei ole meie asi, aga vahel, kui meil on olnud pikka aega kriitiline ja palju muutusi, siis see Tellingeri lähenemine lööb hoopis nagu kaardid sassi ja siis võib juhtuda, et see, mis jääb joone alla, on hoopis see, mis on küll minu asi ja südameasi, aga millele mul ei ole olnud nüüd piisavalt ruumi mu elus. et selline variant on ka olemas. aga ja, et vaadake siis kuidas ja nüüd, kui oli küsimus ka, et jällegi, kuidas neid töökohti ära tunda, tööpakkumisi, et siis noh, kui on see 80%, siis neid joonealuseid ülesandeid see pakkumine väga sisaldama ei peaks. Mina võin ausalt öelda, et mul on see ruut viimasel kohal seal täitsa kindlasti joone all. ma võin neid asju teha, aga ühel hetkel, kui me teeme liiga palju ma pean tegevusi, siis me väsitame ära oma tahtejõulihase. et kuulake seda sõna tahtejõud, sa rakendad jõudu selleks, et tahta. ja kui me seda üle kasutame, siis me ei jaksa enam meeldivaidki asju oma elus teha. et selles suhtes tasub olla tähelepanelik ja tasub elada endakujulisemat elu, et meie anded siis saaks vabalt voolata. ja veel üks hästi huvitav lähenemine siis, ma olen suur fänn, on siis Juan Corbalan, Hispaania professor, kes ütleb, et on täitsa eri asjad, on siis töö, millega meil tuleb tasu ja kutsumus ja meil võivad siis olla erinevad nagu fookused elus, et näiteks võib-olla on mingisugune kutsumus, millest me võimegi arendada välja töö. no ma arvan, et minul on see kindlalt olnud kirjutamine, millega ma olen kuidagi liikunud edasi ja noh, ma ei tea, kas temast saab sellist tööd, millega ma ennast täitsa nagu ära majandan, aga siiski, et ta on nagu üha suurema kaaluga. Hispaania keeles see on vokatsioon, see on ilus sõna, aga et hääl sinu sees. aga siis võib vastupidi ka juhtuda, et on meil töö, mille sees me leiame selle armastuse ja kire. siis võib juhtuda, et mingis eluetapis meile see töö ei meeldi, mis me teeme, see tõmbab meid tühjaks või jõuame läbipõlemise või töötüdimuseni ja ausalt öeldes me oleme nii palju tööd teinud ja seda ma ka kahjuks palju näen. et kui me siin täna oleme rääkinud sellest, et inimesed on mitmekülgsed ja sariõppijad, siis ma olen kohtunud ikkagi sellised inimesed, kelle hobid ja enda elu on nagu täiesti vaeslapse ossa jäänud, sellele lihtsalt ei ole olnud aega, nad teevad nädalavahetusi ka tööd ja üldse eks, et nagu ja teadmata, et kirest võib ka läbi põleda, eks. nii et siis võib juhtuda, et me oleme kuidagi täiesti ennast ära kaotanud. ja noh, ütleme jah, see on natuke kurb koht, kus olla, sest tihti inimesed on natuke nagu lõksus, onju, et kuhu ma siis lähen, onju. aga on üks tore kontseptsioon siis nagu viljakas tühjus, et kui me oleme endale piisavalt nagu puhvrit tekitanud, et me vahel võiksime saada lihtsalt kuidagi ollagi selles nagu olemises.
et meil ei ole seda järgmist plaani ja võib-olla meil ei ole isegi järgmist mõtet, mida õppida, et me lihtsalt nagu laseme endal olla ja laseme endal kogeda, et huvitav, mis sealt ärkab. et see võib tuua ka väga huvitavaid jah, teeotsi ühel hetkel. Ja jah, nüüd ma hakkangi siin vaikselt kokku võtma, et siis mulle tundub, et mida me ka võib-olla Eestis natuke oleme alahinnanud, on siis unistamine. et mul endal on olnud küll see üheks väga hääks töövahendiks teadlik unistamine või loovvisualiseerimine on siis selle meetodi nimi. et muidu jah, kuidagi ajalooliselt on see, mis sa unistad seal aga tegelikult me peame sellele rohkem ruumi võtma, et kui me ei võta justkui selle suure pildi jaoks aega, et kuhu ma üldse teel olen või mis on siis minu ikigai, mis on minu kreedo, et siis ma ei tunne neid asju ära, ma ei tunne neid õigeid valdkondi ära, mida endas arendada. ma ei leia võib-olla enda sees seda sisemist motivatsiooni ja jah, et see unistamine on jah, üks väga selline kasulik, kasulik töövahend, mulle tundub. küll aga noh, mis ma olen aru saanud, et selle poole liikumine alati ei ole nii lihtne et tihti inimesed nagu põrkuvad just selles kohas tagasi, et okei, mul on need oskused, teadmised olemas, et kuidas ma nüüd hakkan siis kandideerima või tihti need CV-d, seda ma ka hästi tihti näen. et kui ma olen inimesega teinud näiteks paaritunnise nõustamise, mis on see esimene nõustamine, pikk, ja siis ma olen ise nii vaimustuses ja mõtlen, et oi, et noh, täiesti lõpp, kui põnevaid asju kõik inimesed on mõelnud ja teinud elu jooksul. ja kui inimene ongi siis selles karjäärimuutuse kohas, siis ühel hetkel ma näen ta CV-d ja siis mul vaadates seda CV-d tekib küsimus, ja kes see veel on? et see päris inimene, see CV ei lähe kunagi kokku. et sellepärast mina alati soovitan just nagu, kui inimesed ongi liikumas uute erialade poole, uute karjääristiilide poole, sest nad on õppinud ja arendanud ennast nii palju, et siis kindlasti teha disain CV. ehk siis disain CV on selline CV, mis vastab siis küsimusele, et mis asja see inimene nüüd tahab elus ajada, et mis on siis see minu nagu tulevikusuund pigem rohkem kui see, mis ma seni olen teinud. ja sest et liikumine jah, tundmatuse poole hästi tihti muudab meid kuidagi alandlikuks või ka kahtlevaks või vahel ennast saboteerivaks, sest et negatiivne tulevik on täpselt sama hirmutav kui positiivne tulevik meie närvisüsteemile. et siis kõiki töövahendeid, mis meid utsitaks ja sudiks liikuma selle endalikuma elu poole, me võiksime siis ikkagi kasutada. lihtsalt näide teile, kus mina tegin kunagi kollaaži. ma olen teinud neid aastast 2001. ma olen kasutanud loovat visualiseerimist, aga siis ja olen õppinud ka omaenda vigadest, et kas sa kõike, mida sa tellid, päriselt ka oma ellu soovid ja nii edasi ja nii edasi. aga siis üks hetk 2017 ma tegin sellise kollaaži, kus ma siis mõtlesin, et nojah, et äkki mul võiks luulekogu välja tulla. aga siis ma ei täpsustanud too hetk ja siis järgmine, mis välja tuli, oli see, kus kirjastaja helistas, ütles, et kuule, et see tööõnne raamat, et see on nüüd nii vana, et sa ei tahaks uut versiooni kirjutada. põhimõtteliselt küll jah, aga noh, et see ei olnud ju see raamat, mida ma soovisin. ja siis ma parandasin ära seal kollaaži peale ja siis ei läinudki kaua aega mööda, kui siis tuli ka luulekogu välja, nii et et see on nagu see minu näide. nii, kokkuvõttes ajad on hullud, aga õppimine on siin võib-olla see vitamiin ja ravum ja lohutus, kuhu minna, kuhu poole ennast sirutada. mulle väga meeldib see mõtteviis, mida siis Diana Kander esindab, et vaadatagi elu sellise voolamisena ja kes on kursis Siil udus multifilmiga, siis seal Siil, olles teel külla karule, moosipurk kaenlaskompsu sees ühel hetkel eksib ära, sest udu on nii tihe ja hirmus on ka, sest öökuu luikab ja ta ei näe, kuhu minna. ja siis ta kukub jõkke, aga siis ei upu ära, sest saarmas ühel hetkel aitab teda ja kannab ta siis teisele kaldale ja siis Tiilike küsib,
või no ühesõnaga karu on seal siis ikkagi ootel juba ja tule üles teinud ja teepott on tulel ja siis karu küsib siili käest, et sa moosi tõid? Siil ütleb, tõin, tõin. Et siis, et vahel jah, me oleme teel kuhugi ja tuleb suur udu, aga et kui jah, moos on kaasa keedetud ja elu saab usaldada, et siis see on ka väga suur õppimine. ja jäägu siis võib-olla lõppu kõlama, et me oleksime uudishimulikud enda suhtes ja et me nunnutaksime ennast piisavalt ja et me julgeksime küsida julgeid küsimusi ja, ja võib-olla jah, et ainult, et kui me oleme ise selles täiskasvanu koolitamises sees, et siis ainult sellest ei piisa, et anda neid teadmisi, aga võib-olla tõesti igaüks võiks täna olla ka karjäärinõustaja kingades ja kuidagi utsitada inimesi siis palju, palju laiemalt nagu vaatama oma tööelule ka. vot see oli see, mis ma siis jõudsin teiega täna. andke tagasisidet, mis oli oluline, mis märksõna, mis tundega lähed siit mulle siia kirjaruumi. või kas see oli see, mida vaja? jah, ajad on hullud ja õppimine on vitamiin, just. meeldiv mõtlikkus viljakas tühjus ja mm, usutav õhkkond ja tore, kui täitis endakujuline elu. aga siis me vist saime hästi hakkama, nii et suur Mulle tänu tundub teile. ka suur tänu sulle, et sa tulid ja tõesti nii palju häid mõtteid tuli siit sellest loengust. nii et suur-suur tänu sulle, Tiina. ja kui meil on tulemas jälle mõni inspiratsiooniseminar, siis uskuge mind, ma hakkan teid kirjadega pommitama kõiki. vot